Leian, et on põhjust analüüsida ka endast lähtuvalt, enda teadvusest ja mitte ainult minu teadvusest, vaid ka mu kaasa teadvusest, kellega me jagame üheselt vaateid elule ja neile asjaoludele, mis meid ja meie meeli igal ühel eraldi ja kokku tervikuna hoiab pinges ja sunnib taas ja taas analüüsima, mõtlema võimalikest lahendustest. Inimmõistus peaks, kui juhul, kui ta on terve, kui ta ei ole haigestunud, peaks olema häälestatud parimatest parimale lahendusele, mis toob esile kvaliteetse, rahuldava, naudingut ja rõõmu pakkuva elukvaliteedi. Sündmused, mis on haaranud endasse Euraasia mandrist Euroopa osa, juba see iseenesest on täiesti ogar. Mis asi on Euroopa? Ida, Lääne, Lõuna, Põhja-Euroopa. Juba see määratlus iseenesest Euraasia mandri üleselt on spekulatiivne. Tuleb meelde Lennart Meri igatsus, mida siis sellel ajal, kui kõik oli veel värske ja kui president oli veenev, eks ma ise olin ka noorem, aga siiski tema sõnades oli kaalu, kui ikkagi tema peamine loosung ja lausung oli Euroopasse, saada eurooplasteks ja nii edasi. Asja õiguslikult on tegemist Euraasia mandriga, mida siis mingisugusel kujul, mingisugusest imelikust vaimust kantuna jagatakse siis Euroopaks ja väljaspool Euroopat olevaks. Nüüd, kui on parasjagu hea võimalus nendel manipulaatoritel, kes mängivad terve inimteadvusega summa summarum, nüüd on ühtäkki muutunud Ukraina ala on muutunud Euroopaks. Seal kõrval on Vene Föderatsioon. See ei ole Euroopa. See ei ole Euroopa. Ja küll, see selleks. Proovin fokusseerida oma mõtteid olulistele asjadele. Sündmused, mis praegu aset leiavad, on jumalik märk. Ma vastutan sõnadest. Ma ei loe ennast jumala prohvetiks, sest mul on täiesti ükspuha, mida must arvatakse. Aga vastupandamatu soov on siiski kasutada seda, mida Jumal on andnud, võime oma mõtteid vormistada sõnadeks ja tuua need esile. Kasutades nüüd 21. sajandi seda võimaluste spektrit, et sa saad kõneleda, lahti rääkida oma mõtteid niimoodi, nagu ma seda praegu teen. See on õppus. Mind ei huvita Ukraina rahvas. Vaata südamesse, kes sa kuulad praegu mu sõnu. Vaata oma südamesse. Ma ütlen sulle seda, et sul on ükspuha tegelikult, mis sünnib 1500 kilomeetri kaugusel. Ma olen täitsa veendunud, et sinu isiklikus ringis, lähiringis, jätame muidugi erandid välja, aga räägime nagu suurusjärkudes. Sul ei olegi ukrainlasi, sa oled kunagi töötanud kuskil mingite ukrainlastega koos. Paljud mehed, kes praegu kisuvad särki eest lõhki ja õõruvad pisaraid, vihapisaraid mööda nägu laiali. Nad on kunagi Nõukogude armees on teeninud ukrainlastega koos. Aga ma tean seda väga hästi. Neist ei räägi mitte keegi midagi head. Ma tean seda väga hästi. Ja sa tead ka, vaata sügavalt endasse, kui sa oled mees. Aga meile läheb järsku nii tohutult korda. Sündmused seal meist 1500 kilomeetri kaugusel ja edastatakse kogu aeg ühte sõnumit. Eesti, Baltikum, ma ei tea, ükskõik millise kujul, see on see retoorika.
meie oleme järgmised. Seda saatanalikku retoorikat on tambitud siin pealt 30 aastat. Pealt 30 aastat. On seda ühte ja seda sama kaarti tambitud. Inimteadvust, eestlaste, selle tillukese rahva, keda on juba ammu alla miljoni inimese. Ma räägin sinuga eesti keeles, ma olen ka eestlane. Ma elan küll, mu kodumaa on kaugel Hispaanias, sest ma ei olnud võimeline enam selles liikuvas hullumajas elama. See oli võimatu. Ma olen kunstnik ja see on mulle vabandus, et ma olen sündinud kunstnikuna ja minu tundlikkusaste on võib-olla tõesti natuke kõrgem. Ja seda kinnitab tõik, et jah, ongi. Kunstnikkond on kord sellised ja ma olen see kõige ehedam kunstnik, kes võtab neid asju võib-olla liiga tundlikult, liiga süviti. Nii, teemasse nüüd tagasi. See on suur õppus, mis praegu toimub. Suur õppus. Ja kas sina ja su sõbrad, te võtate sellest midagi kasulikku üle? Ma tean, kui ma jälgin, lasen nii-öelda diagonaalis, lasen Eesti selle nii-öelda kvaliteetmeediast diagonaalis lasen läbi, aga see on suurte raskustega, ma sunnin seda paska, seda selget saatanalikku valet diagonaalis kiiresti läbi laskma, enam jaolt muidugi pealkirjad, sest sisu on teada, mis sealt tuleb. See, mis praegu toimub, see on midagi katastroofilist. Ja ma proovin seda nüüd parandada enda poolt, üksiku häälena. Ma tunnen isegi otse kui hüüdja häälena kõrbes, sest Facebookist mul väheneb ka inimesi massiliselt. Minge palun, mida vähem teid ajupestuid mul seal on kontos, seda parem. Ja nüüd fookusesse. Ükskõik millised on taustad, suured geopoliitilised taustad, mis on alati suurtes sõdades ja territooriumite jagamisel olnud nii-öelda asja õiguslikult lõpptulemusena peapõhjuseks, siis on alati esiplaanil olevad asjad. Ja esiplaanil on meil selgelt sõnum. Ja see ausalt, see ei olegi nii väga, kuidas öelda, nagu välja mõeldud, see on ka põhjendatud. Venemaa sekkus pärast 8 aastast ootamist, sekkus selle 2 tillukese iseseisvunud riigi, kus elavad tõesti 98% ulatuses vene inimesed. Suurem osa väga lihtsalt tööinimesed. See on ju kaevandusalad. See on Venemaa provints. Ta on alati seda olnud. Seal ei ela säravaid isiksusi. Seal on väga palju tööinimesi, seal on tööstust ja muidugi need kaevandused, mis on ka suuremas osas nüüd suletud. 8 aastat on seda 2 pisikest üksust, seda 2 väikest nii-öelda ise hakanud riigikest. Kui ma seda sõna kuulen, ma tahaks kallale minna sellele inimesele, kes ütleb ise hakanud. Meie, kes me saime 31 aastat tagasi iseseisvuse. Kas sulle meeldib, kui meie kohta öeldakse, me oleme ise hakanud? Ise hakanud. Et nad on hakanud ise Ukraina riigi territooriumil. Tehkem selgeks, Ukrainat kui sellist ei ole olemas. See on maailma satanisti 20. sajandi kõige võimsama saatanliku kuju, Lenini ja tema ideoloogilise meeskonna geniaalne nurisünnitis, mis laiutas samas suurusjärgus kuni 54. aastani. Siis lisas teine satanist, Nikita Hruštšov, lisas veel Krimmi alad. Ma ei kavatse selle ajaloo ekskurssi nii kaugele laiendada, ma prooviks nagu lühemaks jääda. Üks on selge. 8 aastat on seda 2 tillukest nukuriigikest, mida loomulikult Venemaa nii majanduslikult kui haldusküsimustes kui veel mingites asjades, ressursi näol on pidevalt toetanud varjatult nii-öelda. Sest seal elavad venelased, aga nad ei tunnustanud ametlikult, nad lootsid kogu aeg Vene tark pikameelne Kremli
väga tark, ka rafineeritud, aga ma veel toonitan, tark poliitika ootas mitte tunnustada, mitte ärritada seda lääne nii-öelda kogu seda monstrumit. Nad ei tunnustanud, 8 aastat nad kannatasid ja ootasid, ehk tulevad mingid lahendused, ehk tõmbab see Ukraina Kiievi klikk tõmbab tagasi või kukub ise kokku. 8 aastat on need piirkondasid pommitatud. Pidevalt. Sa oled sellest kuulnud. Miks sul ei lähe see korda? Mind puudutas, see lõikas mul nagu noaga see teadmine, et siis sellel murdelistel hetkedel 2014-2015 hukkub seal 149 last õues mängides ja une pealt, kui nende laste magamistuppa, nende inimeste magamistuppa tungis öösel Ukraina poolt tulistatud miin või mürsk. 149 last. See on väike piirkond. Tervikuna on neid inimesi küll seal sama palju nagu Eestis ja Lätis kokku. Ja nüüd jõudis kätte see tõe hetk, kus kohas sellesse sekkuti ja nagu näha, ma ei viitsi neid hiilata mingisuguse statistiliste numbritega. Sellest on nüüd möödas 48 + 20 tundi, mida iganes, suurusjärgus 4 päeva. Praktiliselt see on välksõda ja see on lõppenud. Vastupanu kui sellist kuskil eriti ei osutata, sellepärast, et kellelgi ei ole soovi Ukraina poolel vastupanu osutada. Aga ka see ei ole oluline. Oluline on see, et Ukraina valitsuse šovinistlik, fašistlik, ükskõik milline halb määratlus, valitsuse egiid oli pidevalt ahistada seda väikest seltskonda seal Ukraina nurgas vastu Aasovi merd. Nii kaua see käis, kuni see lõppes nüüd sellega. Ja nüüd on see tõe koht. Kui palju elab Eestis vene emakeelega inimesi ja milline on nende reaktsioon sellele? Te vehite nende Ukraina lippudega. Sa ei tunne isegi isiklikult ühtegi ukrainlast. Kui siis kaudselt kuskil. Ma veel kordan, ma jätan erandid välja. Loomulikult. Meil on ka piisavalt palju segaperesi ja nii edasi. Ma võtan suurusjärgus. Ukraina lipud Facebookis oma massiliselt. Topitakse neid Ukraina lippe. Topitakse enda näo pildi alla. Ma ei kujuta ette, ma lõikaks endale ennem näo küljest ära, kui ma paneksin sinna Ukraina lipu. Mul on seal Kanada lipp, sest seal on tõelised vabaduse jüngrid. Seal on see tõeline jõud, kellele läheb korda terve inimkonna saatus. Nagu sa näed, ma olen päris vihane. See on püha viha. Ma olen elu sügises ja mul ei ole kaotada midagi. Ma olen veendunud kristlane, äärmus protestant, kes ei jaga mitte ühegi kiriku kanoonilisi kriteeriumeid ja kõiki neid printsiipe, mis on kokku keeratud, väänatud, modelleeritud, muundatud, transformeeritud Jeesuse Kristuse, Messia, Jumala poja, tegelikust sõnumist inimteadvusele. Ma ei jaga neid vaateid. Eestis ei ole mitte ühtegi kristlikku kogudust, kellesse ma suhtuksin praegu austuse ja respektiga, mitte ühte ainsat. Need on maailmas teistes piirkondades, ingliskeelsetes piirkondades on üksikuid. Eestis ma ei tea mitte ühtegi. 0. Kõik. Tegemist ei ole mitte mingisuguse lokaalse peatselt mööduva kriisiga. Tegemist on millegi olulisemaga. See võib jääda maailma viimaseks kriisiks. Ja ennem selle olemasoleva, teadaoleva ja tuntud maailmakorralduse kokkukukkumise. Ja uuesti tagasi. Mõtle selle peale, millist poliitikat praegu aetakse,
millist poliitikat hoogustab ka meie ainukene normaalne poliitiline erakond EKRE, mis on nende agenda tõeline olemus. Mõtle, et sellega tehakse nüüd tõeline strateegiline kingitus Kremlile. Selle asemel, et leida ressurss ja tõeliselt istuda maha. Muidugi kellelgi ei ole maha istuda, sest idioot ajab idiooti taga. Ma ei tea kellegil. Siis maha istuda inimestel kas või kogukonniti ja süveneda teemasse. Kas me ehk kogunisti ei ole 30 aasta jooksul meile pärandina sellest eelmisest totalitaarsüsteemist siia jäänud? Neid inimesi on palju, jah. Neid on 300-350 000, vahet ei ole. See on peaaegu Tallinna täis inimesi, kelle emakeeleks on vene keel. Kas me kogunisti ei ole võib-olla neile liiga teinud? Kas me oleme enda poolt kõik teinud, et elada hea naaberlikes suhetes? Aksepteerida, lõpetada see lõputu keelega ahistamine. Kõik need keeleseadused. Ma ei taha neid rohkem üles lugeda. Seda šovinismi ja selget fašismi on meis kõigis piisavalt palju, kui me kiidame heaks need poliitikad. Need olid need üksikud mõtted. Ja kui sündmuste ahel jõuab mingil määratud hetkel analoogne, mis kohe-kohe on lõppemas Ukrainas, see monstrumriik lõpetab oma tegevuse sellisel kujul, seal vahetatakse valitsus, mis edasi saab, ma ei tea, ma ei ole prohvet. Ja kui me sellest ei õpi mitte midagi, kõigist nendest sündmustest kasutades tõeliselt tervet talupojamõistust ja väärikust, ise mõtlemise võimet, siis läheb just niimoodi, nagu te värisedes mõtlete. Ainukene, kes ei värise selle ees, olen mina. Sest ma ei vihka venelasi. Mul ei ole mitte midagi venelaste vastu. Ma ei vihka ka ukrainlasi. Ma võigastan ja välistan muidugi sellised jõud ja sellise vaimsuse, kes on seda maad viimased pärast Nõukogude režiimi lagunemist. Esimese aega oli seal üks nii-öelda Nõukogude nomenklatuurist jäänukina jäänud esimene president Kutšma. Pärast seda on ainult üks kaabakas teise järel olnud valitsus, juhid ja presidendid, üks kaabakas teise järgi. Kordades hullem kui Eestis. Olgugi, et ka meil on olnud siis, nagu ta on. Kes on need meie rahvaliidrid, kelle suhtes me tõesti tunneme, et tahaks kummardada ja kaabut kergitada. Ka meil need pole, aga Ukrainas on see olukord kordades hullem olnud. Vaat sellised mõtted, küllaltki ägedas loomus, aga kuna ma ei olegi puhas eestlane, olen eestikeelne, eesti keel on mu emakeel, aga mul on ühe vanema poolt, on just nimelt need geenid, mis ei lase mul olla Gorjotsi estonski borjen, nagu venelased tunnevad eestlasi. Vaat sellised mõtted. Peame vastu.